tere hommikust, rahvas! Täna on 15. jaanuar, kell on 4:40 ja mina olen Katrin Pabo ja mina teen täna minu päev poskas. See seal on minu jäänes, trüpsik, ja tema on närinud kõik mu seinad tapeedist paljaks. Ja võib-olla tekkis kellelgi küsimus, et miks ma 4:40 ärkasin ja kas ma teen seda iga päev, siis iga päev ma seda ei tee. Ma teen seda vahest ja seda põhjusel, kui ma tunnen end õhtul väsinuna, nagu nii väsinuna, et ma ei jõua teha kodutöid ja ärkan ka varem ja teen hommikul need kodutööd ära. Ega siin ei olegi palju jutustada. Tavaliselt iga hommik koristan ma ka seda puuri siin. Nii, see on minu hommikuseks siis. Mingisugune suvaline jääkohv ja see on hommikupuder või noh, üleööpuder ja siin on Aktuaalne kaamera. Ja seda Aktuaalset kaamerat ma vaatan iga hommik, peaaegu noh, aga iga kooli hommik ma vaatan vähemalt kas või 10 minutit. Ja see on sellel lihtsal põhjusel, et ma ei viitsi lugeda uudiseid, seega kuidagi võiks nagu maailmaga natukenegi kursis olla ja kuna ma uudiseid lugeda ei viitsi, siis siuke video pildi formaat sobib mulle ideaalselt. Nii, nüüd mul sai õpitud ja nüüd mul on 20 minutit, et valmis panna ennast. Ja pärast viimast tundi ma lähen eesti keele konsultatsiooni, mis tuletabki meelde, et ma võiks võtta siis oma niruse lugemisülesande kaasa ja sellega tegeleda. Siin on minu sõber Grete. Meie ootame oma taksot. Aga ta võiks jõuda õigel ajal ka. Ta võiks küll, jah. Ta on nagu... Ta võiks nagu halb service, nagu 3-5. 3-5, jah. Ja 3-5 ikka, jah. Et tahaks kooli ka jõuda. Ma ei tea. Mida me pasime. Mis see alg on nüüd? No täpselt. Tere, kas sul happy day ole ka? Mis on kell? Tere! Soovin vabandada kogu rahva ees, kes on täna kannatanud minu tehtud halbade käikude poolt. No tõesti. Tõttu. Ja ma ei tea, olge mõnusad. Hashtag praktiline kommunikatsioon. Õpi nüüd. Pean siit terve aeg filmima, siis äkki õpid ka midagi. Ma teen timelapsi sellest, kuidas sa õpid. Need on minu sõbrad. Mina ei ole su sõber. Matu Holmust. Skännitakse, näed sinna ja see korter ei ole olemas. Ja, see seletab alati. Mul on oma toit, kuna mul ei maitse koolitoit. Vabandust, aga see on nii. Kooli YouTube'i, jah. Ei kustuta. Ma armastan Katrin Pabo. No sel hetkel minu päev poiskas käib praegu. Meil on hetkel ajalugu. See meil on. Me peame lugema. Aga ma alati heidin, kui ma pean midagi õpikust lugema. Mulle meeldib. No, mulle meeldib, kui pilt jookseb ka ees. No, loe, sa enne lugesid nii ilusti. Sa lugesid. Nii, rahvas. Me käisime nüüd eesti keele konsultatsioonis. Nii tore oli ikka seal käia ja aru saada, kui hästi me kõike oskame. Kahekesi istusime seal. Ja Valdrega. No jõle tore oli. Ja nüüd ma lähengi jõusaali, aga Annabel ei tule minuga. Sest sul on töö. Ma lähen tööle, Ja. Keegi peab rahaga teenima. Hello, me tulime nüüd jõusaali Beritiga. Kõnnime natukene ja siis, mis me teeme, Berit? Käsi ja selga. Ei tee käsi.
Ulguja selga. jaa. Ai, pärast saunaga. Seda ka filmime või? Davai. No nii. Fitnesspäevik. No nii, Berit. Oled sa valmis? Sai filmi kätte. Oh my god. Võta nüüd raskusega. Nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on jäänud kõhulihased ja plangud ja siis väike lihasooldus. Kokku oleme teinud juba tund aega ja 8 minutit. Aga ma tahtsin teile näidata selle video pooltuseks, mis on minu lemmikharjutus. Nüüd ma kõnnin koju, trenn sai tehtud ja kodus ma pean koristama, kott ümber pakkida, sest et mul on täna veel üks trenn. See on siuke heels, see on siuke tantsutrenn. Ma muidu olen tegelenud suht terve elu tantsimisega, aga eelmine aasta ma andsin alla. Või noh, ma ei viitsinud enam. Tulid lihtsalt nagu... Politsei, Katrin filmi meid ilma luba küsimata. Ei, no rääkige, mis te sööte siis siin? Just lõpetas. Ma ei tea, mis see on. Joon, näed, vaata, sõida. Barbu. Barbariss. Kas see on hea või? Ma just siin esimest korda, ma pole seda joonud. Kas sa saad Krista käpad eemale? Seal oli komm ka vanasti, Barbarissi nimalad oli Barbarissi komm. Kolm peal lutsu. See on see lutsukas, see, jaa. See lõhn, ma sellepärast mõtlesin, miks see niimoodi lõhnab. Miks sa laua taga ei istu, kui sa sööd? Sest sa filmid mind, ilma luba küsimata. Ja muud, ma ei tea, midagi. Lähen välja. Lähed välja või? Jah. Ahah. Emme tuleb täna koju? Jah. Okei. Meil käib ema, käib Soomes, käib ehitama. Enam-vähem, jah. Siin mõni läheb välja, mõni hakkab koduteid tegema. Kristo, tead, et mul on homme e-õppepäeviks, ma ei pea kooli minema. Kas ma pean homme minema kooli? Mis sul asjad seal on? On väga asjad. Äkki see ka peaks minema? See ikkagi peaksid minema, jah? Mida ma õpin? Mida sa õpid, jah? Targaks saanud. Ma otsustasin hoopis, et ma võtan väikse hingetõmbehetke, söön õhtust, siis ma vist teen ühe kohvi ja siis ma vaatan K3-st sellist sarja nagu 16 rase. Ja teate, see saade, mulle meeldib seda vaadata sellepärast, et see tekitab alati sellise nagu tänutunde, ma hakkan nagu väärtustama, et olgu jumal tänatud selle eest, et ma ei ole 16 ja et ma ei ole rase ja et ma ei pea mingisugust väeks üles kasvatama. Aga nagu tore on ikka vaadata. See on kõige raskem osa, see, et voodist püsti saada. Ma loodan, et ma ei ole ainus. See nagu näitab, kui puutetu ma olen. Ma ei saa isegi voodist püsti. Nüüd on aeg jõudnud sinnamaale, et ma sain isegi voodist püsti ja tegin mingisuguseid jõletähtsaid asju. Näiteks oma homseks e-õppepäevaks ma ladusin siia oma asjad, et oleks ikkagi kogu aeg silme ees, et mis mind ees ootab. Lisaks ma panin oma õhtuse jänesetoidu valmis ja kolmandaks ma tahtsin näidata oma ühte parimat jõulukinki, mis ma olen saanud jõuluvanalt. Ja selleks on see vahva käsitolmu ime ja see on siuke must have asi, kui sul on kodus jänes ja kui sul terve see põrand on vaipa täis, siis see suudab oma nodi kõik igale poole laiali vedada, ehk siis sellega saab selle väga kiirelt kokku tõmmata. Nii, ma sain ka nüüd ennast valmis ja lähen trenni, buss tuleb 10 minuti pärast. See on siis minu, ma ei lähe nende pükstega jumala eest trenni, aga lihtsalt sooja on vaja hoida ja siis muidugi villased sokid ja siin on tripsik. See on elu minuga. Ma arvasin, et buss läheb 20.13, tegelikult läks 20.03. Ja nüüd ma hilinen. Ma arvan mingi 15 minutit trenni. Minul sai trenn läbi ja ma kutsusin endale jälle takso. Et trenn oli väga äge, väga vahva, mulle väga meeldis. Ja tegelikult ma jõudsin trenni õigeks ajaks, nii et kõik oli korras. Ja Viljem, kas sa tahaksid ka äkki midagi rääkida? Sa meeldid rahvale kindlasti.
taksojuht ei saa niikuinii palka, nii et tal täna pikka juttu ei ole. Aga ma väga armastan teid kõiki. Okei, aga kuidas sul tänane päev läks? Minu päev läks väga hästi. Aitäh küsimast. Ma ei hakka teid sellega viinama. Mis sa tegid täna oma päevaga? No ütleme nii, et mul muidu läks kõik hästi. Välja arvatud väike hilinemine matemaatikatundi. Mul vist tuli ka. Tuli jah? Ja. No nii mõned minutid. Ja, arusaadav. Ja. Aga kui sa pärast kooli käis, olid sul mingi huviringid või mingid muud asjad? Pärast kooli ma ei teinudki midagi. Ma läksin ikka nagu koju, nagu mulle kohane. Ja siis nautisin koduhüvesid. Ja. Kas intervjuu on tasustatud? Jah. Kindlasti. Kui te ei saa aru, mis just juhtus, siis autoraadiost hakkas Bluetoothi mõjul käima üks väga, ütleme, siuke skandaalne laul võib öelda. Armastatud laul. Ma ütlesin, et ma panin üllatuslaulu. Nojah, mulle muidurahvas üllatused meeldivad, et kui te tahate mulle üllatusi teha, siis ma olen nagu õnnelik, aga see ei ole päris see üllatus. Villem, aga kuna tuleb sinu päev poiskas? Jaa, rahvas, kui te tahate näha mind, minu poiska päeva. Aga samas, kas sa mõtled sind, sest et sa ju niimoodi istub päev läbi kodus ja hilineb matemaatikasse? Ma ei tea. Ma olen valmis ennast muutma poiska päeva video jaoks raames. Nii et siin te kuulsite esimesena, Villem tahab oma päeva poiskas filmida. Just nii. Знаешь, детка, я лечу, до утра тебя хочу.